Hiiumaa aasta põllumehe kandidaat Jaanus Berkman on saare kõige kõvem ratsaspordi edendaja, kes on loonud oma ratsakooli. Hobuste kasvatamise ja ratsakooli pidamise juurde tõid Berkman ja ka tütred, kes juba lastena kiindusid väga hobustesse. Alguses ega see lastel kergelt ei tulnud, sest et meie kindel tingimus oli see, et kui te tahate oma hobust, siis teie ülesanne on hommikul kell 6 minna talli. Enne kooli, et jõuate dussi alt läbi käia. Jube palju ratsutajad on sellised, kes ütlevad, et mis seal ikka, siis mul täna meeldib ja homme ei meeldi. Aga see pidi saama kohustuseks lihtsalt, see pidi saama kohustuseks. Siis hiljem hakkasime korraldama siin sellised suuremad võistlusi ja ma arvan, et me oleme näiteks viimased 5 aastat me oleme korraldanud 12 võistlust, mis Hiiumaa mastaabis ei ole sugugi väike arv. Mismoodi see hobuste valimine siia käib, et mille järgi te seda komplekteerite, seda oma talli või mis on teie jaoks oluline, kuidas neid? No kõigepealt peab ütlema muidugi seda, et me ei ole mingid tipphobuste kasvatajad. Me oleme sellised, kuidas ma ütlen, me oleme harrastussportlased tegelikult. Olgugi, et häbeneda pole ju ka millegi üle väga. Praeguseks on välja ehitatud kaasaegsed tallid ja maneežid, korraldatakse ratsutamise trenne ja võistlusi. Kärdla ratsupäevade korraldamise eest on talle omistatud kultuuripärli preemia. Need võistlused on olnud oma osalejate arvu poolest Eesti suurimad. Need on osalejate arvu poolest Eesti suurimad. Meil on kõige rohkem osalejad, meil on kõige rohkem ratsutajad, meil on kõige rohkem hobuseid. Näiteks siin nii sel aastal kui eelmisel aastal meil oli siin üleval teatavasti hobused peavad ju kusagil elama vahepeal võistluste ajal. Meil oli 150 hobuse jaoks tallid üleval ajutised. Nii et see on ka mingi näitaja. Nende aastate jooksul on käinud siin ikka kusagil mingi 80-90 noort, kes käivad. Ja mitte ühegi nendega ei ole olnud mitte mingeid probleeme. See on iseenesest näitaja. See on näitaja. Suunas te areneda kavatsete? Tahate juurde kallimaid hobuseid, rohkem neid ratsakooli laiendada, et mis teie tuleviku unistus on? No kahtlemata kavatseme. Igaüks kavatseb edasi arendada suuremaks ja paremaks ja uhkemaks. Aga arvestame oma reaalsust Hiiumaal. Ootame, kui tüdrukud kasuvad. Nemad viivad edasi.